mõtlesin, et kui ma räägiksin töö juures naistega ja teeksin neile selgeks, et ma vaatan palgapoliitika üle, siis oleks juba suur võit. Siis oleks kollektiiv minu poolt. Naiskollektiiv? Nojah, meil ongi see suurem osa naised ju. Asi selles ongi, et naisi on rohkem, aga nad saavad vähem palka kui mehed. No väga hea ju. See tähendab seda, et nad sinuga nõus on. Uus omanik tahab ju ka, et kollektiiv töötaks rahus ja ussitamata. Seal on praegu selline ussipesa selle palgalõhe tõttu. Jah? Nojah, meie praegune juhataja ei saa isegi aru, mida palgalõhe tähendab. Ma ei tea, tema arvates on vist soolalõhe, suitsulõhe, palgalõhe. Tema arvates on võrdsus see, kui mehed saavad 20% rohkem palka. Ta üldse ei tunnista seda teemat. Nojah. Mis siis teha? Võib-olla ei olegi midagi teha. Mis mõttes ei ole midagi teha? See on vale suhtumine. Kusjuures ma saan isegi aru, kust see tulnud on. Ajalooliselt oli nii, et suurem osa tööst oli füüsiline, mehed jõudsid rohkem teha, said rohkem palka. Aga nüüd me istume kõik ju soojas toas ja töötame arvutitega. See on ebaõiglane naistele sama töö eest vähem maksta. See on alavääristav. Ja selle mõju pole mitte ainult majanduslik, see on ka psühholoogiline. Nojah, ma olen sinuga täiesti nõus. Oled ikka või? Absoluutselt. Anna andeks, ma keeran ennast selle teemaga nii üles, aga see on oluline. Ei ole midagi. Kui ma mõtlema hakkan, kui mina juhtisin firmat, siis ega ma ausalt öelda ei mõelnud nende asjade peale. Just, et ongi nagu kogu aeg lihtsalt niimoodi olnud. No just, nad on alati niimoodi olnud. Aga see ei tähenda, et see võiks muutuda. Nojah.